Juba teist päeva võtavad siin Harju rajoonis turbas üksteiselt mõõtu teehöövlijuhid, teetöölised ja teemeistrid. Ühesõnaga mehed, kellest sõltub meie teede kvaliteet, kes teevad neid teid. Võistluste peakohtunik, Treti peainsener Aadu Lass. Mis te arvate, kui tihti nii korralikku tööd ka väljaspool võistlusi võib näha? Meie võistlejad ei ole esimest aastat väljas, mehed on kogemustega mehed. Ja ütleme, need, kes siia on saadetud, on kõik tublid töömehed ja teevad ka igapäevast tööd hästi. Kuidas vanasti need võistlused välja nägid? Arvatavasti natuke erinesid sellest, mida me täna nägime. Natuke erinesid tehnika poolest juba. See on üks asi, jah. Vanasti oli näiteks öövlitel ühe korra 4 öövlil purunes sidur, siis jälle oodati uut, mille jälle saab, aga see aeg ju ei olnud neid juppisi saada ju. Öövlid algusest toodi kõigist teede ettevõtetest korraga siis võistluspaika ja kui nad siis kõik saabusid seal õhtul treileritega või mõni üksik oma jala peal ka. Ja järgmisel päeval oli siis öövlite nii-öelda defilee, kus nad siis kõik vilgutasid ja siis sõitsid 21 öövlit kõik korraga siis sinna võistluspaika. See oli huvitav aeg, sellepärast et tol ajal ei olnud need võistlused ühepäevased, nad enamasti olid 2, alguses vist oli 3 päeva. Alguses oli nii, et olid öövlijuhid ja autojuhid ja teetöölised olid isegi korraga ühel päeval võistlesid. Aga meil oli siis teetrassi taastamine oli, nivellimine, siis oli väikese projekti koostamine ja orienteerumisjooks. Viktoriin oli ka, liiklusviktoriin oli ja teiseks oli siis erialaste teadmiste viktoriin. Mida see võistlus inimeste jaoks tähendas? Eks ta andis töökogemusi, sest ega muidu ei viitsinud nii-öelda igapäevaselt niveliiriga ja teodoliidiga teha, aga siis võistlusteks pidid ju treenimas, seal jälle aeg luges ja... Ta tähendas kogemust, suhteid, seltsimehelikku ja õlatunde tekkimist. Huvitavad segad on enamasti seotud sellega, et ega selliseid asfalteeritud platse vigursõiduks nagu ei olnud olemas. Tehti kuskil valiti siledam ja korralikum põllulapp ja pandi need vigurid näiteks üles. Ma ei olnud kõige kõvem orienteeruja Otepääl. Teised läksid ringi, uppusid sohku ära, aga mina ronisin käpul üle mäe ja siis sain teise koha seal. Sellest on mul kõige rohkem hea meel. Ja miks on selle traditsiooni üleval hoidmine oluline? Eks ikka sellepärast, et inimesed tunnetaksid selle kutse vajalikkust ja saaksid omavahel rääkida. See on väga oluline. Võib ju käia koolitustel ja kõike, aga see igapäevaelu nõuab vahest otse suhtlemist, siis tulevad võib-olla need sellised kogemused välja, mida klassis nagu kohe ei omanda ja ei oska keegi võib-olla välja nii ütelda ka. Hooldemasina juhtide kokkusaamise võimalusi, kus üle Eesti kokku saadakse, ma arvan, et neid on ikkagi väga vähe ja see on hästi tähtis, et inimesed omavahel kokku saavad, suhtlevad ja see on siuke ameti prestiiži jaoks ka, ma arvan, siukene väga hea koht. Kui mõni noor nüüd vaatab seda kõike, mõtleb, et tahaks ka teedeehitust õppima tulla. Mis te talle soovitate? Miks on see kõige parem eriala? Teedeehitus on siukene ala, mida on vaja kogu aeg. Ta on liikuv, ta on huvitav, väljakutseid pakkuv, hästi tasustatud ja palju võimalusi on, et tulge ja õppige.